Tere hääd seiklejad! See jope, mis mul seljas on, kannab nime Fjällräven Greenland number 1 Down Jacket. Ja see down tähendab seda, et tegemist on sulejopega. Ja selles sopes on kasutatud 95% ulatuses haneudusulgesid ja 5% ulatuses hanesulgesid. Selle jopega tuleb kaasa ka üks väike buklett, mis siis räägib sellest, et kõik need suled on saadud võimalikult eetilisel ja humaansel viisil. See jope on Fjällräveni üks kõige klassikalisemaid jopesid. Åke Nordin, kes on siis Fjällräveni asutaja, õmbles endale ühe sarnase jope 1966. aastal, kui tal oli vaja matkama minna, sest korralikku varustust polnud kuskilt saada. Ja sellest alates on neid siis erinevate variatsioonidega tehtud. Mis nüüd selle klassikalise jope klassikaliseks teeb, on siis paar sellist nüanssi. Siin varuka ääres on selline nahast riba, mis siis aitab kulumisele paremini vastu panna. Kapuutsi ääres on samasugune nahast riba täpselt sellel samal põhjusel. Ja jope ise on sellise hästi klassikalise ja lihtsa ja hea lõikega, mis siis ühtlasi tähendab seda, et seda tegelikult annab kasutada nii matkadel, annab kasutada igapäevaelus ja tegelikult, kui sa ei taha parasjagu matkapükstega ringi joosta, siis kõlbab see väga hästi kanda ka teksapükstega. Jope ise on valmistatud Fjällräveni G1000 ökomaterjalist, mis siis tähendab seda, et see on vastupidav. Siia küünarnukkide juurde on paigaldatud ka veel teine kiht, mis siis taaskord aitab igasuguste hõõrumistel tekkivate kahjustuste ärahoidmiseks. Samuti on lisatugevdusega ka õlad ja see on siis mõeldud selle jaoks, et kui te olete pidev seljakotirändaja, siis see kaitseb omakorda jopet seljakoti rihmadest tuleneva hõõrdumise ja kulumise eest. Kuna tegemist on Fjällräveni jopega, siis on siin varukal ka vastav embleem olemas ning jope kui selline on varustatud ka mõnede taskutega. Külje peal on 2 taskut, kuhu saab käed mugavalt vahepeal sooja panna või siis saab siin kanda seda, mida parasjagu vaja taskusse panna on. Üleval on 2 taskut, siia saab panna näiteks telefoni, teise taskusse, mida teil parasjagu sinna vaja panna on. Ja jope seest leiab veel ühe tasku. Siin on üks selline mõnus kandilise kujuga tasku, pealt lukuga suletav ja siia saab siis panna ära näiteks need asjad, mida kogu aeg vaja ei ole või mis vajavad kas või keha ligidal soojas olemist. Kuna tegemist on ikkagi peamiselt matkamiseks mõeldud jopega, siis on sellele lisatud ka palju selliseid tehnilisi nüansse. Näiteks hakkab varuka õmblus pihta kohe siit samast kaena alt, mis siis tagab selle, et käsi saaks rahulikult üles alla liikuda. Ja selleks, et käed ette taha saaks liikuda, eemalt asju haarata või seljakotti selga venitada, on siia külje peale tehtud sellised lõhikud, mis siis annavad küljepealset liikuvust natukene juurde. Nii nagu G1000 materjali puhul ikka on ka see vetthülgavuse suurendamiseks ja vastupidavuse tõstmiseks vahatatav Greenland Waxiga ja kogu jope kaalub kokku 1,04 kilo. Selleks, et jope kasutusala veelgi tõsta, on siia varuka otsa paigaldatud 2 trukki, mis siis võimaldavad selle varuka olenevalt ilmast ja olenevalt tingimustest panna kas sellisesse kinnisemasse asendisse või jätta sellisesse vabalt hingavamasse asendisse, nii-öelda tsiviilkasutuses, et oleks mugav käia ja olla. Samuti on jopel olemas kapuuts ja ka see on korralikult soojustatud, et kaitsta sind väliste külmade olude eest. Nii et tegemist on igati auväärse talvejopega. Selline see Fjällräveni Greenland number 1 Down Jacket on. Maksab küll omajagu, aga selle eest saate te endale aegumatu disainiga igikestva jope, mis kaitseb teid aastaid ja aastaid. Mina olen igal juhul selle ostuga väga rahul.